Eesti Noorte Purjeõppe Selts esitleb Eesti noorte osalemine 2011. aasta The Tall Ships Races regatil. Film esimesest võidusõidust. Ettevalmistustööd algasid juba siis, kui merejää alles sulas. Ja sealt edasi tegid Eesti Noorte Purjeõppe Seltsi liikmed iga päev tööd, et jõuda valmis regati alguseks. 11. juunil heiskasime purjed ja lahkusime Tallinnast, et sõita regati stardisadamasse Waterfordi Iirimaale. Teekond sinna kestis 3 nädalat, mille jooksul kogeti nii tormi kui päikesepaistet ning peamiselt sõideti vastu tuules. Ka meeskonda vahetati 2 korda, Kiilis ja Brightonis. 1. juulil jõudsid meie kangelased Iirimaale. Waterfordis toimus 3-päevane merefestival koos suurejooneliste pidustuste ja meeskondade paraadiga läbi kesklinna. Kõik 3 õhtut muutis pidulikuks suurejooneline ilutulestik, mille lõppedes kajas Iirimaa suveöös regatil osalevate purjekate võidutasumate tervitusi. Peagi tuli aeg Waterfordist lahkuda ja St. Ive'i meeskond tänas uhke purjeparaadi ajal külalislahkeid võõrustajaid. Pealtvaatajate ovatsioonide saatel suundus laevastik esimese 350 meremiili pikkuse võistluse starti. Võistluse start oli nõrgas tuules ning pingelises positsioonisõjas ületas Eesti jaht stardijoone teisena. Peale starti sõitsime oskuslikult mööda kogu laevastikust ning olime esimene laev merel. Öösel peale esimest waypointi kaotasime küll oma esikoha, kuid järgmise päeva hommikul möödusime peegeltsiledal merel oma tõsisest konkurendist, Poola jahist Start Tšetšinast. Vaata siia ka rasisime. Reiskontrolli kommentaar oli see, et St. Ive, et ärge kihutage nii palju, oodake laevastiku ka järgi. See ongi purjetamine. Nii, palju õnne sõbrad! Finišeerisime tugevnevas tuules ning peagi peale finišit tuli purjepinda oluliselt vähendada. Pärast finišit suundus St. Ive maalilisele Arrani saarele võistlusväsimust välja puhkama. Ning pärast lühikest puhkust juba sealt edasi regatisadamasse Greenokisse. Seal said Eesti noored purjetajad võimaluse ronida parklaev Mir masti.
Mirri peamast kõrgub 52 meetrit üle merepinna ning sinna tuleb ronida mööda köisredelit. Greenockis toimus ka traditsiooniline meeskondade paraad. Valges paraadmundris marsid Columbia sõjalaevastiku õppepurjeka Gloria meeskond. Kuid paraadil on ka vabamas vormis osalenud. Lustakas rivis lähevad näiteks oranžides särkides hollandlaste Eendrachti kursandid. Eesti meeskonda tervitasid ka Šotimaa eestlased ja keset paraadikära kõlas uhkelt eestikeelne meremeeste laul. Greenocki paraadi lõpus toimus ka autasustamine. Esimese võistluse auhinda lähevad vastu võtma kapten Margus Saharov ja kadett Kristjan Pärna. Eesti Noorte Purjeõppe Selts tänab kõiki oma sponsoreid ja toetajaid. Samuti kutsume kõiki noori liituma meie Facebooki lehega ning tutvuma meie aasta 2012 plaanidega.